Armsad sõbrad, kätte on jõudnud paastuaeg. On paastuaja esimene pühapäev, mis kutsub meid tõstma oma pilgud üles ja hüüdma Issanda poole, et ta kaitseks meid, et ta õnnistaks ja kinnitaks meid kõigis selle elu katsumustes ja kiusatustes, et ta hoiaks meid patu eest ning juhiks meid õiget teed. Me mõtleme Kristuse peale, kes oli samamoodi kiusatud nii nagu meie, aga kes sai kiusatustest võitu, kes on oma püha elu, kannatuse, surma ja ülestõusmisega võitnud mitte üksnes kiusatused, vaid ka kurja ja patu, surma ja igavese hukatuse ning valmistanud meile kõigile tee igavesse ellu, kinkinud meile lootuse elada koos temaga taevases rõõmus ja kirkuses. Tänase epistli me leiame apostel Jaakobuse kirja esimesest peatükist ja selleski on juttu kiusatustest ja katsumustest, on juttu ka patust ja surmast. Need on tõsised sõnad, mis ei pea meid aga ajama mitte ahastusse ega meeleheitele, vaid panema veelgi kindlamalt lootma Jumalale ja tema inimeseks saanud pojale, Jeesusele Kristusele, kes on ustav, kes on meid kuni lõpuni armastanud, kes on teinud kõik selleks, et meid lunastada, päästa ja jätkuvalt aidata. Apostel Jaakobus kirjutab nõnda. Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu, mille Issand on tõotanud neile, kes teda armastavad. Ärgu kiusatav öelgu, Jumal kiusab mind, sest Jumalat ei saa kiusata kurjaga. Tema ise ei kiusa kedagi. Pigem on nii, et igaüht kiusab ta enese himu, ahvatledes ja peibutades. Kui seejärel himu on viljastunud, toob ta ilmale patu, aga täide viidud patt sünnitab surma. Nii kirjutab apostel Jaakobus. Nagu ma ütlesin, need on tõsised sõnad, mis panevad meid järele mõtlema selle üle, kuidas me elame, mis juhib ja suunab meie elu, aga mis peavad meid panema kogu oma lootust ka Jumala peale, kes, nagu öeldud, on ustav või nii nagu Jaakobus kirjutab, keda ei ole võimalik kurjaga kiusata, kes ise ei kiusa mitte kedagi kurjaga, kes on täiuslik headus ja armastus. Temalt tuleb iga täiuslik and ja kingitus, nii kirjutab seesama apostel Jaakobus veidi hiljem. Tema juures ei ole muutust ega varjutuste varju ja ta on meile valmistanud igavese elu kuningriigi. Meile, keda ta armastab ja kes teda armastavad, meile, kelle heaks ta on teinud kõik, kelle eest ta on andnud oma ainusündinud poja. See epistel, see lühikene tekst algab kinnitusega, et õnnis on mees, aga mitte ainult mees, vaid iga mees, see tähendab kõik inimesed, kõikide inimeste kohta käivad need sõnad. Õnnis on igaüks, kes peab vastu kiusatuses, nagu siin öeldakse. Me peame teadma, et kreeka keeles tähendab vastav sõna mitte ainult kiusatust, vaid see tähistab ka igasugust läbikatsumist, proovile panemist, testimist ja ka kõikvõimalikke katsumusi. Ja kuna siin hiljem öeldakse, et Jumal ei kiusa kedagi kurjaga, siis me peame teadma, et eeskätt mõtleb apostel siin just nimelt sellist läbikatsumist, mille eesmärgiks ei ole meid mitte hukutada, vaid vastupidi, teha meid tugevamaks,
kasvatada meie usku ja õpetada meid senisest veelgi rohkem lootma Jumalale, panema oma lootust tema armule. Õnnis on mees, kes peab vastu, kes jääb püsima, kes osutub kindlaks ja ehtsaks, tõeliseks, äraproovituks katsumustes või läbikatsumises, sest ta saab pärjaks elu, õigem oleks tõlkida, saab elupärja või elukrooni, mille issand on tõotanud neile, kes teda armastavad. Tõotus on midagi enamat kui lihtsalt lubadused, võib-olla läheb niimoodi. Tõotus on kinnitus, see on pühalik kinnitus, et see, mida tõotatakse, mida lubatakse, see tähendab see, mida me ootame, on tõsi. Jumal mõtleb seda tõsiselt ja Jumal tahab seda tõsiselt. Ta tahab anda elukrooni kõigile, kes teda armastavad. Ja see kroon ei ole siin mitte ilmaasjata, sest et järgmises peatükis räägib apostel Jaakobus just nimelt igavesest kuningriigist, igavese elu kuningriigist, mille Jumal on tõotanud omadele ja tahab neile anda. Me saame olema selles Jumala kuningriigis ja me saame selles kuningriigis kanda elukrooni. Me valitseme koos Jumalaga. Ei, see ei tähenda midagi selle taolist, et me peaksime nüüd uhkeks minema, nina püsti ajama ja arvama, et me hakkame kellegi teise üle valitsema. Ma arvan, et kõige olulisem on see, et me valitseksime iseenda üle. Et me saaksime jagu Jumala abiga kõigest sellest, mis on meis valesti, kõigest sellest, milles me tegelikult oleme seotud, oleme patu ja kurja orjad, et me võiksime tõepoolest valitseda vabade inimestena. See tähendab elada tões, õiguses, headuses ja armastuses. Elada igavesti, sest see, mida Jumal meile tõotab, on igavese elu kroon. Neile, kes teda armastavad. Mida tähendab Jumalat armastada? See tähendab kõigest hingest, kõigest südamest tema poole püüelda või tema poole õhata isegi. Ma armastan väga vastavat heebreakeelset sõna, mis tuleneb tõepoolest sellisest hinge liigutusest, mida väljendab hüüatus või õhkamine. Sa näed midagi või kedagi, kes paneb su lihtsalt enda järele õhkama, sest Jumal on niivõrd imeline, ta on niivõrd kaunis, ta on niivõrd hea. Jumala armastamine on armastamine tema enda pärast, mitte selle pärast, mida me tema käest saame. See on tahtmine olla alati koos Jumalaga ja kui me oleme alati koos Jumalaga, siis meil ongi elukroon, sest et Jumal on ju kõige elu ja olemise allikas, ta on elu ja olemine ise. Lahus Jumalast me sureme ja hukkume, aga kui me oleme Jumala juures, siis me elame. Aga mitte ainult puht praktiliselt, et kui me oleme elu juures või ühenduses eluga, siis me elame, vaid me teame, et elamisel ja elamisel võib olla ka vahe. Sa võid elada kuidagi vireledes mingisugust viletsat, ahastama panevat elu, kui sinu elus ei ole midagi, mis annab sulle lootust, mis paneb sind tahtma elada, midagi, mille järele õhata, midagi, mida armastada. Aga kui su elus on midagi või kedagi sellist, vaat see on tõeline elu. Ja kõige tõelisem elu on see, kui meie elus on Jumal, kes on elu ja headus ja armastus ise.
mõtleme, mida Jumal kõike tahab meile kinkida. Ta tahab meile kinkida iseennast ja temas on kõige olemise täius. Jumal tahab meile kinkida kõik. Me ei suuda seda tegelikult praegu veel mõista. Me võime seda mingil kombel aimata, ette kujutada nendel õnnehetkedel, mida me selles praeguses elus vahetevahel kogeme. Sa tunned, et kõik on nii hästi, kõik on nii õigesti, midagi rohkemat ei olegi tarvis, kui see hetk võiks nüüd ainult püsida. See hetk püsib siis, kui me oleme lõpuks koos Jumalaga igavikus. Sest igavik ongi see, et sul on kõikide aegade täius ühes hetkes ja mitte keegi ei saa seda sinult enam ära võtta. See on see, mida Jumal on tõotanud neile, kes teda armastavad. Ja see Jumala armastamine, see on siin võtmeasi, sest et kui me Jumalat ei armasta, siis mis oleks igavene koos olemine temaga? Kuidas me tunneme ennast ühes ruumis kellegagi, kes mitte lihtsalt ei ole meile ükskõikne, vaid võib meile olla koguni vastumeelne, nii nagu paljud Jumalasse suhtuvad. See ei ole mingisugune õnn ega nauding, eks ole. Kui me Jumalat armastame või ka kedagi teist armastame, siis temaga koos olemine on meile õnn ja õnnistus ja õndsus. Ja see on see, mille poole me oleme teel. Ja see on see, millest me saame osa siis, kui me vastu peame, nii nagu meile siin öeldakse. Kui me peame vastu katsumustes ja muidugi, kui me suudame vastu panna ka kiusatustele. Nendele kurja kiusatustele, mis paratamatult kuuluvad samuti meie praeguse elu juurde. Aga mida ei saada meile mitte Jumal. Ärgu kiusatav öelgu, Jumal kiusab mind, sest Jumalat ei saa kiusata kurjaga. Tema ise ei kiusa kedagi. Jumalat ei ole võimalik kurjaga kiusata. Kreeka keeles tarvitatakse siin sellist sõna, mille kohta me võiksime öelda või mida me võiksime tõlkida, kui Jumal on kiusamatu. Ta on väljaspool igasugust kiusatust. Teda lihtsalt ei ole võimalik kurjaga kiusata. Miks? Ikka selle sama pärast, mida ma olen juba mitu korda öelnud. Jumal on täiuslik headus ja armastus. Või nagu apostel Johannes ütleb, Jumal on valgus ja temas ei ole mingit pimedust. Ja sellepärast ei ole võimalik teda kurjaga kiusata. Ja sellepärast ei saa ka tema ise kedagi kurjaga kiusata, sest tema sees ei ole kurjust. Kõik, mis Jumal on teinud, on hea ja täiuslik. Kõik, mida ta jätkuvalt teeb, on hea ja täiuslik. Selle peale te võite nüüd küsida, aga kust tuleb siis kurjus? Kui Jumal ei ole seda loonud, kuidas siis kurjus saab olla olemas, kuna Jumal on ju ometi kõige looja? Vaadake, kurjus kui selline eksisteerib tegelikult ainult selle moonutusena, mille Jumal on loonud heaks. Mõtleme kas või kõige lihtsamale, vägivallale. Vägivald on ju tegelikult meile antud, inimesele antud füüsilise jõu kuritarvitamine. Aga füüsiline jõud iseenesest ei ole ju midagi halba, midagi kurja, vaid vastupidi, see on midagi head. Kui seda kuritarvitatakse, siis sünnib kuri, siis sünnib ülekohus. Aga selle loojaks ei ole mitte Jumal, vaid selle loojaks on inimene, kes talle antud võimeid kuritarvitab. Sama lugu on seksuaalsusega. Ka see on Jumala poolt kingitud inimesele hea annina, selleks, et inimene võiks kogeda armastuses üheks saamise täiust ja olla elu selle kõige imelisema anni edasikandja. Aga me teame, et kahjuks ka
seda andi nii sageli kuritarvitatakse. Me ei peaks aga mõtlema praegusel hetkel mitte niivõrd nendele kuritarvitustele, vaid ma kutsun teid kõiki mõtlema selle peale, milline oleks elu meie maailmas siis, kui kõik inimesed tarvitaksid seda andi nii, nagu Jumal on seda meile kinkides ette näinud. Kui imeline, kui täiuslik ja hea võiks meie maailm olla siis. Ja samamoodi on kõikide teiste asjadega. Kõik, mis Jumal on teinud, on hea, aga paraku meie kipume seda kuritarvitama. Ja nii tuleb kurjus, nii sünnib ülekohus. Mitte, et Jumal seda tahaks, vaid paraku sellepärast, et meie, nagu juba öeldud, kuritarvitame meile kingitud võimeid ja ka meile antud vabadust. Jumal ei kiusa mitte kedagi kurjaga. Vastupidi, Jumalast lähtub ainult headus, ainult armastus ja ta ei taha midagi rohkem kui seda, et meie võiksime selles armastuses elada nüüd ja igavesti. Apostel Jaakobus jätkab, pigem on nii, et igaüht kiusab ta enese himu, ahvatledes ja peibutades. Tihtipeale on nii, et me, isegi kui me oleme teinud mingit pattu, andnud järele mingile kiusatusele, ei taha süüdistada selles iseennast, vaid kedagi teist. Ja nii me ütleme, et kurat, tema tuli ja kiusas mind. Saatan oli see, kes mind ahvatles ja peibutas. Ja küllap juhtub sedagi. Kuradil ei ole mingit muud soovi kui see, et ta võiks endaga hukatusse kaasa tõmmata võimalikult palju hingi. Ta tahab meid hävitada. Aga sageli, võib-olla veelgi sagedasemalt kui see, et kurat meid kiusab, on nii, et tal ei olegi vaja õigupoolest suurt midagi teha, eriti palju vaeva näha, sest me saame ise enda kiusatusse panemisega väga hästi hakkama. Kõige lihtsam on seda mõista, kui me mõtleme kõikide nende kiusatuste peale, mis ründavad meid meedia vahendusel, olgu selleks sotsiaalmeedia või miski muu. Selle asemel, et vältida olukordi, kus me võiksime kiusatusse sattuda, me pidevalt asetame iseennast nendesse olukordadesse. Kui me mõtleme selle peale, kui palju lahkmeelt ja viha ja üksteise solvamist on tänases maailmas ja eriti sealsamas sotsiaalmeedias, ja me teame, et see kipub meidki kaasa tõmbama, siis miks me üldse läheme sinna? Miks me avame need leheküljed oma arvutis, mis võivad meid saata kiusatusse? Olgu siis tegemist sellistega, mida ma nimetasin, või mingite muudega. Miks ma lähen sellisesse kohta? Kui inimesel on sügav suur alkoholiprobleem, siis ta püüab vältida igasugust kokkupuudet alkoholiga. On ju niimoodi? Aga kahjuks teiste kiusatuste ja pattude puhul me niimoodi ei tee, vaid vabatahtlikult paneme ennast olukorda, mille puhul on ette teada, et see saab meile kiusatuseks ja mille puhul on enam-vähem kindel seegi, et me ei suuda kiusatusele vastu panna, vaid annamegi järele. Lasemegi sellel kiusatusel ennast ahvatleda ja peibutada. Apostel Jaakobus kasutab siin huvitavat sõnavara. Sellist sõnavara, mida tarvitatakse näiteks jahipidamisel, saaklooma peibutamisel, urust välja meelitamisel. Just seda teeb kiusatus, just seda teeb meie himu. Himu kui samuti moonutus sellest, mis tegelikult on Jumala poolt loodud heana. No mõtleme kas või kõige lihtsamate asjade peale, liigsöömise ja liigjoomise peale. Jumal on meid loonud nii, et kui me sööme ja kui me joome, siis me mitte lihtsalt
ei täida oma ihuvajadusi või füsioloogilisi vajadusi, vaid me saame sellest ka teatava naudingu. Aga kui me seda naudingut kuritarvitame, siis on tulemuseks liigsöömine ja liigjoomine. Ja samamoodi on ka kõikvõimalike muude asjadega. Himu on soov millegi järele sellisel viisil, mis ei ole enam õige, mis ei ole enam kooskõlas Jumala poolt mõelduga ja mis ei saa meile mitte õnnistuseks, vaid hukatuseks. Jumal on teinud kõik hästi. Jumal tahab meile ainult head. Jumal on meid üle külvanud imeliste andidega, ka imeliste võimetega, ka võimega kogeda naudingut. Aga nii kurb on see, et me ise tihtipeale need Jumala head asjad pöörame millekski kiusatusele järele andes, mis mitte ei õnnista meid, ei aita meid, ei kinnita meid ega ehita üles, vaid hävitavad meid ja saavad meile hukatuseks. Kui himu on viljastunud, toob ta ilmale patu, aga täide viidud patt sünnitab surma. See on kohutav perspektiiv. Ja nii traagiline kõige selle juures ongi see, et selle, mis Jumal on kinkinud meile heana, me võime moonutada millekski selliseks, mis teeb haiget nii meile endale kui teistele inimestele meie ümber ja mis viimaks võib saada meile koguni hukatuseks. See on nii kurb, see on nii masendav, ma ütleksin. Aga masendust ei ole meil sellegi poolest vaja tunda. Sest et Jumal on teinud kõik selleks, et meid päästa, et me ei hukkuks, et me võiksime pärida igavese elu ja õndsuse, et me võiksime saada kätte selle elukrooni tema taevases kuningriigis, sealses õnnes ja rõõmus, millest me praegu võime vaid unistada, aga mis meil siis seal on olemas. Kõik korraga ühes ainsas hetkes, mis ei muutu meile aga mitte kunagi tüütuks ega koormavaks, vaid vastupidi, ma kujutan seda igavest elu ette tegelikult ühe imelise seiklusena, kus tõepoolest see igavik on kõik ühes hetkes, aga seal on kogu aeg kõike nagu nii palju, nii ülikülluslikult, kõike seda imelist ja head, mille me võime võtta kokku sõnaga armastus, et ma tõepoolest ootan seda aega põnevusega. Selleks, et näha teda, Jumalat, kes on mind nõnda armastanud ja keda ma ise püüan armastada ja muidugi, et olla koos ka kõigi teistega, kes Jumalat armastavad ja kes sellest igavese elu kroonist ja rõõmust osa saavad. Kui me oleme lasknud himul ennast ahvatleda ja meelitada, kiusata ja patule juhtida, siis sellega me oleme pööranud selja temale, kes on meid nõnda armastanud, et on teinud kõik meie heaks, temale, kelle armastamine tähendab igavest elu ja rõõmu, siis me jätame ennast ilma Jumala ligiolust ja Jumala kirkusest. Siis me pärime surma, nii nagu pühakiri meile ütleb. Aga Jumal on andnud kõik. Jumal on andnud oma enda poja. Ta on meid Jeesuse Kristuse püha elu, kannatuse, surma ja ülestõusmise läbi sellest meie õnnetust olukorrast päästnud. Ta on meid lunastanud, ta on meid vabaks teinud ja ta tõepoolest tõotab igavese elukrooni kõigile, kes teda armastavad, kes tema armule loodavad, kes temasse usuvad, kes teda usaldavad. Kui me ainult laseme tal ennast päästa ja kui me selles usus, mille ta on meile kinkinud, jääme kindlaks, kui me ei lase ennast selles kõigutada, kui me ei anna ära oma usaldust Jumala vastu, oma lootust temale, siis ei saa meie vastu ükski himu ega ükski kiusatus.
Apostel Jaakobus ütleb veidi hiljem oma kirja 4. peatükis, et siis põgeneb isegi kurat meie juurest. Mõtleme selle peale. Jah, ta on vägev, jah, ta tahab meid hukutada, aga kui me usume Jumalasse, kui me paneme oma lootuse tema armule Jeesuses Kristuses, kui me ei lase seda lootust, seda usku endalt ära võtta, siis põgeneb isegi kurat meie juurest. Sest Jumal on temast tugevam, Jumal on kõikvõimas ja Jumal on ustav. Nagu ma juba ütlesin, Jumala juures ei ole muutust ega varjutuste varju. Temalt tuleb iga hea and ja iga täiuslik kingitus. Ka need on apostel Jaakobuse sõnad. Ta on meid sünnitanud oma tõe sõna kaudu, et me oleksime otse kui uudse vili tema loodute seas. Need sõnad seisavad siin samas Jaakobuse kirjas paar salmi pärast meie tänast epistlit. Ma kordan, Jumal on teinud kõik meie heaks. Ta on meid päästnud, ta on meid uuesti sünnitanud, ta on meid kõigi oma andidega üle külvanud. Jah, ta on andnud meile vabaduse, nii et me saame tema ande kuritarvitada. Aga ärgem tehkem seda. Ärgem laskem kiusatustel, himudel endast võitu saada, vaid püüdkem meile antud tarvitada nii, et see on kooskõlas Jumala tahtega. Mitte sellepärast, et see on meie peal nagu mingisugune koormav seadus, vaid sellepärast, et see on Jumala armastuse kingitus. Püüdkem elada õiguses, headuses ja armastuses, sest see on see, milleks me oleme loodud. See on see, mis on tõeliselt kooskõlas meie loodupärase loomusega. Mitte see meie langenud, patune, päris patust rikutud loomus, mis laseb ennast kiusata ja mis Jumalale vastu hakkab, vaid see tõeline Jumala näo järgi ja tema sarnaseks loodud inimloomus, mis on kutsutud elama armastuses, armastades Jumalat üle kõige kogu oma olemusega ja ligimest nagu iseennast. Ja siis on meil igavese elu kroon, sest Jumal on selle tõotanud neile, kes teda armastavad.